Eesti, elu sel väiksel Läänemere-äärsel soisel maal on käinud juba kauem kui ehk ette oskamegi kujutada. Ometi on meie kauge minevik aga suures osas mõistatus. Seda muistset aega ei mäleta mitte ükski ürik ning paljud juhtlõngad on ajahamba poolt juba ammu hävitatud. Sellegi poolest on tollaegsed sündmused aga kujundanud me rahva ja kultuuri ning jätnud Eesti maamulda sügava jälje. Niimoodi algas meie lugu. Ikka on olnud nii, et seal, kus lõpeb üks lugu, algab teine. Nii algas ka Eesti lugu jääaja viimsete hingetõmmetega. Siinset pinnast tuhandeid aastaid muljinud mitme kilomeetri paksusesse jääkihti olid tekkinud esimesed mõrad. Isegi kui siin ka oli kunagi varem inimesi olnud, oli jää nende jäljed viimseni ja jäädavalt hävitanud. Nüüd võis elul siinmail aga taas võimalus olla. Sulavast jäämüürist moodustus ürgne Läänemeri, mille kallastel lõid haljendama tundrametsad ja taimed. Ei läinud ka kaua, et ilmuksid esimesed linnud, kalad ja loomad. Loomade kannul saabusid neile vastsetele jahimaadele aga inimesed, me kauged esivanemad. Liikudes pikki jõgesid ja järvi, rändasid nad sisemaale, kus seadsid üles ajutiseid peatuspaiku. Üks selline peatuspaik oli Pulli, vanim teadaolev asula siin mail. Pulli asula inimesed olid neis laantes aga siiski alles külalised ja valmistasid seega kõik oma töö ja jahiriistad nii-öelda kodunt kaasa võetud materjalist, Eestile võõrast tulekivist. Sellest Ukraina päritoluga kivimist lihvitud tööriistade assortii oli igati mitmekesine. Puidu töötlemiseks olid kirved ja talvad, luu uuristamiseks uurits, naha puhastamiseks aga kõõvits. Odad ja nooleotsad tulid mõistagi kasuks metsas jahil olles, kus kütiti peamiselt põtru ja kopraid, kuid püüti ka kala ning lasti linde. Seejuures abiks võis olla ka koer, kes juba Pulli asulaski kohal oli. Peagi toimus uus murrang. Paari sajandi vältel olid jahimeeste sidemed kodumaaga katkenud ja tuli kohaneda iseseisva eluga siin mail. Seepärast vahetati kaugelt toodud kivimid peagi kohaliku tulekivi ja kvartsi vastu välja. Selliste omamaa algeti ilmnemise tõttu kujunes välja ka elulaad, mida tunneme nüüdseks Kunda kultuuri nime all. Kunda kultuur sai oma mõttelise alguse siin, esiti ebatähtsana näival künkal, Kunda Lammasmäel. Omal ajal oli see keset madala põhjalist järve lasunud saareke, mis nägi oma esimest kasutust, kui siia püstitati hooajaline jahiasula. Kas algelise paadiga, see tähendab ruhega, järvel kalastades või siis selle kaldal askeldades, kaotati järve põhja aastate jooksul hulgaliselt tööriistu. Nende hulgas ahingud, harpuunid, õngekonksud, jällegi nooled, kirved ja talvad ning üks õnnetu kiviaegne kalur suutis jääd puurides vee sügavustesse kukutada ka oma jäätuuri. Umbkaudu 1000 aastat pärast Kunda Lammasmäe asutamist leidus siin endiselt avastamata paiku. Alles nüüd jõuavad esimesed rändurid mererandadesse, mis on seni inimtühjad seisnud. Nende strateegiline väärtus oli aga küttidele koheselt selge. Kui mere ääres oli olemas metsatukk ja laguun, kattusid siin kõikide toiduallikate levialad. See tähendab, et toidu kogumisele pidi kordades vähem aega kulutama.
mere ääres kohati aga täiesti omamoodi elukat, hüljest. Hülgega ei harjunud loodusrahvas küll kiiresti, kuid karmide olude ja toidunappuse sunnil tuli ka selle mereloomaga aegamööda tutvust teha. Nii avastati peagi tema ressursiline tähtsus, mis viis üha enam kütte algelistes nahkpaatides merele, jahtimaks nende kevad-talviseid poegimiskohti. Need mitu päeva väldanud jahikäigud viisid jäägrid suisa mitmekümnete kilomeetrite kaugusele jäisele merele. Päevavalguse kadudes oli vaja ka peatuspaik leida. Kauguses mustendavale maaribale suuna võtmine oli ehk nende ainus valik. Ilmselt endale teadmatagi, et nende ees laiub seni avastamata maa, randusid nad kütid ühel Muinassaaremaa neemel. Tehti üles tuli, valmistati söögipoolist ja korjati metsa alt lisatoorainet. Järgmisel hommikul võis jaht jätkuda. Üha enam hakkasid aga saared leidma kasutust peatuspaikadena ka edaspidi. Lisaks ahenesid küttimismeetodite tõhusamaks muutes ka jahimaad, kuna ellujäämiseks polnud vaja enam nõnda suurt ala. Võisid tekkida ka esimesed püsiasuladki, kust jahile lahkusid 2-3 perelistest kogukondadest üksnes mõned. Seega kehtisid ilmselt juba kindlad tavad ja näiteks soo või vanuse alusel toimiv tööjaotus. Pole ka kahtlust arvata, et kogukonnad viljelesid animismi, usku looduse hingestatusesse. Sellest annavad tunnistust mitmed haudadest leitud loomakujukesed ja ripatsid. Tõenäoliselt ei võetud ka surma kui elu katkemist, vaid oma üleminekut teisele kujule. Nii et kui harilikult maeti surnu välja sirutatud asendis ja koos panustega, siis on leitud ka kinniseotuid laipu, kelle naasmist siinsesse ellu võidi karta. Loodusrahvaste igapäevases elus oli suur roll abielude sõlmimisel, kuna kombe kohaselt nii-öelda metsa tagant kositud tütred tõid endaga uude kogukonda sageli kaasa teise hõimu teadmisi ja õpetussõnu. Sel moel levis tõenäoliselt ka Eesti metsikutesse laantesse kaugelt Lähis-Idast alguse saanud komme valmistada keraamikat. Oskus, mis jäi siinse kultuuri peamiseks tunnusjooneks kogu käesoleva ajastu vältel. Kuna aga Eesti vanimad savinõu killud on leitud Narva linna küljelt, hakati keraamikuoskuse omandanud Kunda kultuuri inimesi kutsuma selle järgi Narva kultuuriks. Aja jooksul tekkis Narva kultuuri inimestel aga harjumus kaunistada veel põletamata savipotte, neid kammitaoliste templitega riipides. Need kaunistused tõid aga eriti hästi esile seni pigem varju jäänud piirkondlikud temperamendi eripärad. Näiteks olid muistse Saaremaa naiste valmistatud anumate ornament tagasihoidlik, aga jõuline. Kagu-Eestis oli samas nõudepindu kaunistatud eriti kirjult ja vaheldusrikkalt. Keraamika valmistamise oskuse saabumises siiamaile oli saanud mööda 1000 aastat, kui korraga hakkas Eesti laantesse ja kaugemalegi rändama nähtavasti märgatav kogus karjalasi. Endaga kaasa tõid nad kammkeraamika, savinõud, mille pinda kaunistati vöönditesse jaotatud riivete ja lohukestega. Teadmata põhjustel varjutas see ornament peagi kogu Läänemere idakaldal kõikide kohalike kultuuride kaunistusviisid. See märkis tüüpilise kammkeraamika ajajärgu algust. Nii-öelda esimese šoki möödudes hakkasid ainelises kultuuris taas ilmuma piirkondlikud erisused, kuid nüüd oli neist selgelt näha Narva ja kammkeraamika kultuuri elementide segunemist. Kui karjalaste suure rände teooriaga edasi minna,
siis võib seda fakti tõlgendada kui kahe kultuuri lõimumisprotsessi lõpule jõudmist. See tähendab, et mindi üle hilise kammkeraamika ajastusse. Üha tõhustuvad liiklemisvahendid ning sõbralikud suhted naabritega soosisid ka siinsete asukate vasturännakuid võõrastele rannikutele ja saartele Läänemerel. Suurel hulgal oli näiteks Eestisse jõudnud Läti ja Leedu merevaiku, mida kohalike kaupade vastu vahetati. Suuskadel või koerte veetud regedel liigeldes jõuti välja ka muistsetele Soome ja Venemaa aladele, kust vastavalt kilt ja tulekivi sisse toodi. Välismaal võidi kohata ka varajasi põllumehi, keda vähehaaval jäljendama püüti hakata. Kuid arengud olid toimunud ka pikka aega muutumatuna püsinud matmiskommetes. Peamiselt hakati nüüd kogukonna kadunukesi matma nende endi kodupõranda alla, harva ka mujale. Kusjuures jäeti koda pärast matuseid ja arvatavaid peiesid jäädavalt maha. Kuna tõenäoliselt sai sellise surmajärgse kohtlemise osaliseks siiski üksnes kogukonna ülemkiht, siis saab ainult oletada, kui keeruline juba selle aja ühiskond olla võis. Kuid asi ei piirdunud kindlasti üksnes sellega. Siinmail domineeriva kammkeraamika kultuuri kõrvale oli tekkimas uut sorti oma ilm. Nöörkeraamika kultuur. Kuigi selle kultuuri tekke on veel paljuski hägune, võeti see nähtavasti üle üpris pika aja vältel. Kohalikud inimesed, kes selle mõistatusliku kultuuri omaks võtsid ja seda viljelema asusid, erinesid oma kaasmaalastest nii mõneski aspektis. Esiteks nende nimi. Kui kammkeraamikud tegid savisse jälgi kammtempliga, siis nöörkeraamikutele oli omane nööri jäljendite jätmine. Kohati oli nende keraamikaga eelnevast jämedam. Teiseks oli nöörkeraamika inimestele omane harrastada valdkondi, mis võisid küttkorilastele suisa üdini võõraks jääda. Nimelt pidasid nad juba karja ja kasvatasid vilja, ehkki suhteliselt algelisel tasemel. Siiski võimaldas see aga juba neil varastel põllumeestel irduda veekogudest ja laantest, kuna eluks oli tarvilik vaid avar karjamaa, kuhu loomad ajada, ja metsatukk või võsa, mida vilja tarvis aletada. Muutus ka mõttemaailm. Niiskes metsaaluses, kus toit roiskub kiiresti ja ühe ellujäämine tagab teise ellujäämise, on oluline koht jagamisel. Nöörkeraamikutes põllumeestel, kes elasid tõenäoliselt üksipperelistes taludes ja säilitasid oma teravilja, sellist vajadust nähtavasti polnud. Arengu tegi läbi kõigele lisaks ka matmiskombestik. Nüüd võib näha, et surnuid maetakse majast kaugele eemale, mõnele kõrgemale künkale. Hauda on surnu asetatud aga küljele ja käga rasendis, võimalik, et kinni seotult. Märk sellest, et surma ja surnuid on hakatud kartma. Ehk paistab sellest vastu ka igaveseks muutunud suhe inimese ja looduse vahel. Ollakse uue ajastu lävel. Tuhat 800 aastat enne Kristust toimub siinsetel aladel küll väike, kuid siiski märkimisväärne muutus. Meieni jõuab midagi, mis muudab jäädavalt kohalikku eluolu ja paneb aluse kaasaegse ühiskonna tekkele. Pronks. Esimesed pronksesemed leidsid oma tee siiamaile meie naabrite kaudu. Paar tuhat aastat tagasi Lähis-Idast levima hakanud metallitöötluskunst oli õpetanud juba nii mõnegi kauge rahva seda punakat metalli valmistama ning parandanud seejuures tunduvalt nende elujärku. Niisiis ei võinud minna kaua, kuni need õpetussõnad ka meie kõrvu jõudsid. Suurt populaarsust uudne metall oma saabumisel aga siiski ei saavutanud.
Pronksesemed olid siinse rahva jaoks ütlemata kallid ning nende valmistamiseks vajalikke maake Eestis ei leidunud. Niisiis jätkati pikka aega vanaviisi, elati endiselt üksiktaludes ning kasutati kivitööriistu. Need vähesed pronksesemed, mis siia aga tollal jõudsid, omandasid kohalike seas staatuse ja võimusümboli, tunnistuse jõukusest. Praktilist kasutust leidsid niivõrd hinnalised esemed tõenäoliselt vähe. Alles mitusada aastat hiljem hakkab pronks endast siinmail tugevalt märku andma. Kohalike omandusse ilmub korraga rohkelt pronksist ehteid, töö ja tapariistu. Kust kogu see metall aga tuli? Arvatavasti juhtus see mõne merereisi käigus, mil siinsetel elanikel tekkis kontakt Läänemere läänerannikuga. Juba tollal vohas Skandinaavias võimas pronksikultuur. Pronksi osteti vilja eest Euroopas sisse ning müüdi seejärel ülejäänud maal edasi. Just nende rahvastega kaubandussidemetesse astudes saigi siinne ala osa metallist, mis oli vallutanud maailma. Tõenäoliselt tasusid kohalikud pronksi eest peamiselt mereandide, hülgenaha ja rasvaga. Metall, mis siia aga läänest jõudis, oli peaaegu et eranditult vanaraud. Skandinaavias purunenud ja moest läinud tarbesemed, mis tuli siia jõudes ümber sulatada. Selle kaubandussüsteemi tugipunktina tekkisid Eesti alale aga siin seninägematud rajatised, tolleaegsed kaubanduskeskused, kui nii võtta. Välimuselt võisid need meenutada ehk suuremaid talupidamisi, kuid taludega siinkohal enam siiski tegu ei olnud. Neid keskusi ümbritses tihti müür. Neid pidas üleval mitu pere korraga ning põllu- ja karjamaad polnud neil üldse. Pigem teeniti keskustes elatist käsitööga. Kokku ostetud pronks sulatati vastavates ahjudes üles ning valati kohaliku nõudluse järgi uuteks esemeteks ümber. Võib oletada, et säärased suursugused ehitised omasid ümberkaudsete talude üle võimu, kuna kogu toidu ja välismaale müüdava kauba hankiski keskus just neilt. Erinevalt taludest ei tulenenud keskuse võim aga maaomandist, vaid hoopis kontrollist kaubanduse ja käsitöö üle. Sellest aga piisas, et kindlusasulates saaks oma piirkonna võimu keskmed. Kas talupidajate ja keskuse juhtide vahel ka konflikt oli, pole teada. Tõenäoliselt toimisid need kaks majapidamist siiski sümbioosis. Keskused vahendasid taludele pronksi ja said vastutasuks viimaste toodangu. Võrdseks seda ühiskonda ka pidada ei saanud. Paratamatult sai keskuse omanikest kui pronksi vahendajatest eliit ja talupidajatest koos sulaste, maata sõltlaste ja sõjavangidega alamkiht. Ja see värske eliit oli oma positsioonist ühiskonnas vägagi teadlik. Nad ajasid ülejäänud rahvast eristumiseks habet ning ostsid Skandinaaviast prestiižkaupasid. Ilmselt pole juhuslik, et just sel ajal laenati Läänemere soome keeldega sõna kuningas, kelleks neid pealikke arvatavasti kutsuti. Eliidi elu polnud aga rahulik. Kui oma taludega suutsid need kuningad häid suhteid hoida, siis ülejäänud eliidiga rivaalitseti. Võimalik, et vastastikune vaen jõudis välja ka relvakonfliktideni. Sellele viitab asjaolu, kus kahte lähestikku asetsenud kindlusasulat ümbritses müür, kuid ühel eraldi paiknenud asulal see aga puudus. Säärane ühiskondlik struktuur valitses aga vaid keskuste lähedal ning hõlmas tolleaegsest rahvastikust vaid väikest osa. Endiselt leidus palju talusid, mis ei kuulunud otseselt kellegi mõjupiirkonda. See aga ei tähendanud, et need talud oleks elanud idüllilises võrdsuses. Rannikupiirkonnal omaseks saanud võimuvõitluslik keskkond oli teinud maast ühe tähtsame ressursi. Niisiis pidi iga talupidaja suutma tõestada, et maa, mida ta harib, kuulub tõepoolest talle. Ehk just seepärast ilmusidki talude lähistele kivikirstkalmed.
Kui sulased ja muu maata rahvas maeti ilma märgistuseta, siis need kivihauad olid pühendatud just nimelt taluperemeestele ja nende perekondadele. Laoti need ringi või laavakujuliselt ning esmakordselt võis neid näha ka juba maa pealt. Neist paikadest sai oluline sümbol. Peremehe haud kaevati tihti valmis juba enne tolle surma ning vahel kaevati haud valmis ka välja mõeldud esiisale. Just neist hauaplatsidest saigi kinnitus, mis sidus peremehe oma maaga. Asjaolu, et ranniku rahvas skandinaavlastega ikka sina peal oli, tuli siinsetele taaskord kasuks. Nimelt tutvustati kaugetel mereretkedel meie meresõitjatele hoopis iseäralikku metalli, mis oli omadustelt täitsa pronksi sarnane, aga värvilt hõbedasem ja kordades vastupidavam. Skandinaavlased, nemad kutsusid seda sõnaga raud. Raud. Kuigi see sõna leidis kiiresti oma teega selle maa inimeste keelde, oli see kaugelt liiga haruldane ja ka kallis, et füüsiliselt kellegi eluolu siin reaalselt muuta. Üksnes rikkaimad, rannikuäärsete kaubanduskeskuste pealikud võisid endale lubada pisemaid maale toomisi, millest vanim teadaolev on irukindlusest leitud raudnaaskel. Järgnesid veel mõned raudehtedki, kuid sellega nähtavasti ka asi lõppes. Eliidi haare enda mõju all olevate talude üle aga tugevnes veelgi. Sellest annab tunnistust fakt, et asuti seniseid spontaanselt rajatud Balti põlde välja vahetama keldistiilis põldude vastu, mis olid äärmiselt korrastatud ja hoolikalt välja mõõdetud. Omadused, mis viitavad tahtele maad maksustada. Sellest tulevana võis alguse saada ka lohukivide kultuur, mille eesmärk oli saagikust erinevate riituste, näiteks ohvritoomiste läbi kasvatada. Kooskõlas pronksiajast saati enamilt muutumatuna püsinud kommetega ehitati ka surnutele endist viisi peamiselt kivikirst kalmeid. Küll aga lisandusid nendele nüüd vähem populaarsed tarandkalmed, mis kujutasid endast ebakorrapäraselt üksteise külge ehitatud kiviaedikuid, mille keskele maeti siis surnu. Eliidi varamule oli aga raud kirsiks tordil ja seega oldi eelnenud sajandite jooksul sellest valmistatud nipsasju ikka üha enam igal võimalusel endile soetatud. Aja möödudes jõudis erinevaid tehinguid tees see metall ka lihtinimeste kätesse. Ja kuigi algul piirduti küll üksnes raudasemete ümbersulatamisega, avastati peagi, et ka suvel rabast korjatud soomaagi kamakatest on võimalik rauda välja kuumutada. Kuigi protsess nõudis mitu päeva aega, spetsiaalse saviahju ehitamist ja ka niruvõitu toodanguga leppimist, oli selle väljatöötamine siiski väga halb uudis tollasele Eliidile. Rauamaaki leidus Eestis kõikjal ja see oli kordades tulusam kui pronks, millega siiani oma võimu kindlustatud oldi. Nüüd võis näha, kuidas nagu üks mees rannikuäärseid kindlustusi maa jätma hakati ja kohati ka mõnesid uusi rajama asuti. Oldi taas käivitatud ärevad võimumängud. Suurem osa aga lahkus piltlikult maal elama, kus ehitati endale uued, võrdlemisi eraldatud talud. See oli suisa nii levinud, et üksikpereliseid hajakülasid võib hakata lugema eelrooma raua ja ühiskonna näoks. Kuid isegi seal tõusid esile rikkamad, domineerivad talud, kellel oli tõenäoliselt ainu ligipääs mõnele olulisele ressursile, millega oma ülemlikkust kehtestati. Ühesõnaga tundis peaaegu kogu maa aktiivse võimuvõitluse võnkeid, mis aga polnud sugugi üksnes kohalik nähtus,
vaid kogu Põhja-Euroopas olid alanud rahutud ajad, kus tulevik oli ebamäärane. Juba püstitati Saaremaal rajatiski, mida võib kutsuda Eesti esimeseks linnuseks. Hauapanustessegi ilmuvad raudnõõgad ja muud taparistad, mis varem sealt täiesti puudu olid. Ainus, milles võis enam raudkindel olla, oli tõik, et kivi oli täielikult välja vahetatud metallide vastu ja raud oli tulnud, et jääda. Meie ajaarvamise esimese sajandi teiseks pooleks oli torm vaibunud ja kogu Euroopas saabunud võrdlemisi stabiilne rahuaeg. Oma õitseajal oleva Rooma impeeriumi järgi, mis tollal peaaegu kogu kontinendil laiutas, kutsutakse seda Pax Romanaks ehk Rooma rahuks. Rahuajale omasena oli ka tollase impeeriumi suurimaks ekspordiartikliks ehted, mida näiteks veel Läti ja Leedu aladelgi pilkalt merevaigu vastu kaubeldi. Eesti jäi siiski suurriigi kaugetesse äärealadesse ja seega ka kaubandusvõrgust välja, nii et siia palju uut ei jõudnudki. Küll aga ei suudetud lõunanaabrite juures nähtud eksootilistele ja suursugustele ehetele ka meil vastu panna. Algas suur nipsasjakeste sisseost ja matkimine. Esimest korda ilmuvadki kohalikesse hauapanustesse sõled ja sõrmused, mis olid hoolikalt kaunistatud ja värvitud. Jäetakse ka klaashelmeid, pandlaid ja erinevaid võrusid, tööriistu, on aga leitud seest väga üksikuid. Ehteid oli aga suisa nii palju, et on oletatud, et siinsed elanikud olid võtnud üle roomlaste uskumuse hauatagusest pillerkaarist. See seletaks ka tööriistade ja relvade puudumist haudades. Ka haua enda tüüp oli väikese muutuse läbi teinud. Tarantkalmed olid nüüd rajatud kordades korrapärasemalt ja ka paisunud ebaharilikult suureks, mis tähendas, et kätte oli jõudnud tüüpiliste tarantkalmete ajastu. Kuna tüüpilised tarantkalmed olid aga enim levinud sisemaal, võivad need olla märk uute maaomanike katsetest kuulutada uusi maid avalikult ja suurejooneliselt endale. Oli ju raua laialdane levik teinud maa harimise eriti lihtsaks ja inimesed seega taas liikvele ajanud. Lisaks võimaldas tõhustunud põllutööriistade sortiment, aga ka esimestel inimestel hakata harima põlispõlde. Need olid põllud, millele ei antud puhkeaastaid ja võisid seega kokkuvõttes omanikule rohkem vilja anda, kuid vajasid ka samal põhjustel suuremates kogustes väetist, mida saadi sõnniku näol. Et aga karjapidamine odava lõbu ei olnud, näeme nüüd esimesi karjateid, mis viitavad ühiste karjamaade tekkele. Lisaks on järjest rohkem näha majapidamistes algeliseid igapäevaelus vajalikke riistu ja tarbeesemeid. Välja on kujunemas uski, mida tänapäeval siiani Eesti paganatega seostatakse. Uus ajajärk algab hävinguga. Täiesti ootamatult hüljatakse siinsed talud ja asulad ning lahkutakse teadmata suunas. Kogu maa rahvaarv väheneb sel hetkel drastiliselt. Mis täpselt juhtus, pole teada. Tolleaegsed kirjalikud allikad on maininud seni seletamatut ilmastikukatastroofi, mis olla varjutanud päikese rohkem kui aastaks, manades esile laialdase näljahäda ja katkuepideemia. Päike kustus ja sellele järgnenud pimedus kestis 18 kuud. Päeviti särasta vaid 4 tundi ja seegi oli vaid jõuetu vari. Kuulutati, et päike ei naase enam iialgi enda algupärasesse seisu. Viljad ei küpsenud ja vein maitses nagu hapud viinamarjad. Lisaks oli Rooma keisririigi hävinemine ja massiline tung purustatud impeeriumi aladele kaasa toonud laialdase rahvasterände mandri lõunaosas. Just selle suure rände kaudsel tulemusel jõudsidki siiamaile Balti hõimud, kes tõid meie lõunapoolsetele aladele baltiliku kultuuri, esemed ja kombed.
Kuigi läbisaamine nende uute naabritega oli algul pigem rahumeelne, leidsid Läänemere soomlased end siiski oma siinsemaa viimses nurgas olevat. Lõunast ähvardas neid baltide, kagust, slaavlaste, läänest aga esimeste idapoolsete meresõitjate kultuuriline pealetung. Niisiis seisid kohalikud valiku ees, kas põgeneda põhja poole, alistuda või asuda kaitsele. Toibunud katkust ja viljaikaldusest hakkas rahvaarv maal taas kasvama. Ometi ei jätkunud kõik aga vanaviisi. Esmakordselt võis siinsete põllumeeste vahel märgata koostööd. Suure ühiskondliku sammuna olid mitmel pool koondunud talud küladeks, mis jagasid ühte ühist põldu. Need ühispõllud, veel tuntud kui ka ribapõllud, olid jaotatud talupidamiste vahel võrdseteks siiludeks, kus iga riba kuulus ühele perele. Säärane jaotus võimaldas igal talul saada võrdselt nii kehvemat kui ka paremat maad, tagades külarahva võrdsuse. Kus aga rahvast ja rikkust, seal ka kõige suurem oht langeda vaenlase sihtmärgiks. Niisiis kõrgus pea iga küla kohal kaitsva varjuna, ka linnus. Nende rajamine oli kiire. Kärmelt kerkis neid üle kogu maa ning vastavalt looduslikele tingimustele ja pealiku jõukusele kujunesid need eri paigus üpris eriilmisteks. Näiteks kaitses maaseljakule rajatud neemiklinnuseid müür vaid ühest otsast. Seevastu voortel lausuvad Kalevipoja sängid kindlustati müüriga aga juba kahest küljest, omandades seeläbi 2 kõrge peatsiga voodikuju. Ent kui peremees juhtus olema tavapärasest jõukam, võis ka kogu asula müüri mähitud saada. Hoopis müürideta olid aga mägilinnused, mis lootsid oma looduslikult kõrgendatud positsioonile. See oli ka aeg, mil liidrid koondasid enda ümber relvastatud kaaskonna. Maad vajasid kaitsmist ning sageli võis juhtuda, et vaenlast polnud vaja väga kaugelt otsidagi. Perioodivahetusel hävinenud ühiskondlik tasakaal oli purustanud siinsete peremeeste vahelised suhted, vallandades ülemaalise võimuvõitluse. Vere valamisest hoolimata oli sõdimine aga prestiižne. Hauapanustesse ilmunud relvad ja sõjavarustus on selle kindlaks tunnuseks. Sõjamehe rollist oli saanud auväärne tiitel ning seda tuli ühiskonnas rõhutada. See aga ei tähendanud, et igaüks, kes hoiab relva, oleks ise sõdinud. Relvast oli selleks hetkeks saanud rohkem kui tapariist. See sümboliseeris ühe isiku rikkust ja võimu. Kuigi suures osas maeti edasi tarantkalmetesse, ilmus matmis kombestikuga paar uut hauatüüpi. Säärased olid näiteks ebakorrapärased kivivarekalmed, mille vahele puistati surnuluud ja hauameened. Harvemini maeti kivide alla terve keha. Kagu-Eestis levisid ka kääpamatused, kus surnu põletatud luud asetati liivakuhjatisse. Kuigi meeneid pandi tollal hauda kaasa pigem tagasihoidlikult, ei lahkunud kohalikud siitilmas siiski tühjade taskutega. Levis uskumus nõnda nimetatud Odini seadus, mille alusel saab surnu teispoolsuses kasutada kõik esemeid, mis ta oma elu jooksul mulda on matnud. Nii paistis olevat tabanud omaaegset rahvast varamatmis maania, mille käigus sattus rikkalikult esemeid nii maarüppe, soolaukasse kui ka järvepõhja. Siiski ei saa välistada, et tegu ei võinud olla ohvri anni või rüüste eest peitu sängitatud esemetega. Ehk lootis peiti oma vara kunagi hiljem, siis kui oht möödas, taas välja kaevata. Aga ometi oma ainuõiguslikku omanikku need esemed enam ei näinudki. Lõppude lõpuks oli ju rahutu aeg. Pärast seda, kui poolmüütiline kuningas Ingvar taastas jünglingite dünastia Rootsimaa troonil, koht, mis oli ta isalt vägivaldselt röövitud, asus ta peagi ümbritsevate rahvastega rahu tegema. Taanlastega õnnestus küll sõjakirves peagi maha mõtta
kuid kuidagi ei tahtnud sama läbi minna idapoolsete meresõitjatega, kes vahet pidamata Rootsi rannikuid rüüstama ja röövima ilmusid. See oli Syslukind, otsetõlkes maarahvas, ühesõnaga eestlased. Teist võimalust nägemata võttis vastne Rootsi kuningas nõuks korraldada suuri vasturüüsteretki eestlaste aladele Adal-Syslas, mida võib tõlkida vanapõhja keelest ka kui peamine maa. Peamise maa all mõeldi tõenäoliselt praegust Läänemaad. Kuid sama hästi võib Adal-Syslat tõlgendada ka kui maa Saaremaa vastas, kuna Saaremaale viidatakse sarnase nimega Eusüsla. Niisiis kogus ühel suvehommikul kuningas Ingvar oma väed kokku ja asuti Eesti poole teele. Edasiseid sündmusi kirjeldas 12. sajandi Islandi ajaloolane Snorri Sturluson järgnevalt. Ning sõdis seal suvel paigas, mille nimi on Kivi. Seal tulid eestlased välja suure väega ja nad pidasid lahingu. Seal oli nii vapper vägi, et rootslased ei saanud vastu. Seal langes kuningas Ingvar, kuid tema vägi põgenes. Ta sai maetud sinna mereranna lähedale. Taani ja Norra viikingid olid võtnud kursi rikkasse, kuid kaitsetusse Lääne-Euroopasse, kus pressiti kohalikelt välja ulmeliseid summasid ja rajati agaralt uusi asumaid. Neist inspiratsiooni saanud asusid Ida-Rootsist pärit varjaagid ehk russid Läänemere vastaskallast asustama. Mööda suuremaid jõgesid seilates rändasid nad üha kaugemale sisemaale, kus kauplesid ja sõlmisid koostöölepinguid kohalike Läänemere soomlastega. Võimalust reaalselt rüüstada nähti alles Bütsantsi hiilgavas pealinnas Konstantinoopolis, kus juures lõi selle piiramises kaasa ka eestlasi. Kuna aga rikka kaubalinnana oli see ka väga hästi kaitstud, tuli ka siin varjaagidel üksnes kauplemisega leppida. Samas ei jäänud sealsel eliidil kuidagi märkamata uustulnukate sõjalised oskused. Niisiis asuti neid endale hoopis ihukaitseteks ja sõduriteks palkama, millega viimased ka meeleldi nõustusid. Hea äri Ida-Rooma keisririigiga viis aga paljude sinna viivate veeteed äärsete asulate õitsenguni. Ka idateena kuulsaks saanud jõgede kallastel arenesid välja sellised mõjukad kaubanduskeskused nagu Vana Laadoga, Novgorod ja Kiiev. Kuigi kohalikus rahvastikus olid ülekaalus Läänemere, Soome ja Slaavi hõimud, koondus suurem võim siiski varjaagide kätte, kes võõral mail puhtalt äri ajasid. Mõõt sai kohalikelt šuudidel ehk idaeestlastel, merialastel ja krivitšidel aga viimaks täis siis, kui skandinaavlased neile erinevaid makse peale suruma hakkasid. Nüüd ei jäänud neil muud üle, kui asuda võõrastest rõhujaid enda koduväljadelt minema peksma. Kuigi varjaagid õnnestus neil rahvastel lõpuks siiski välja süüa, põhjustas saavutatud vabadus ainult uusi sisetülisid ja võimuvõitlusi. Seega ei jäänud šuudidel, merialastel ja krivitšidel muud üle, kui seilata tagasi varjaagide juurde ja paluda kohalikke võimukandjaid endile jälle appi. Niisiis saabusidki 3 varjaagidest venda, kes asusid sealseid piirkondi valitsema. Keskseks linnaks valiti aga Novgorod, mida asus valitsema vendadest vanim Rjurik. See muutus aga peagi, kui pärast Rjuriki surma haaras Novgorodis võimu tema nääl ja kaaskondlane Oleg, kes ühendas vallutuskäikude teel oma valdustega muuhulgas ka Kiievi, millest tegi uue pealinna, pannes seejuures ka aluse Kiievi Vene riigile.
Alles nüüd hakkas riigis, kus oli varem enamus olnud Läänemere soomlasi, tõusma slaavlaste osakaal. Samal ajal Eestis aga hakkasid taas lõhenema keskmisel raua all paika pandud võimusuhted. Hauapanused, mis olid siiamaani suhteliselt tagasihoidlikud ja mitte midagi tõestada püüdvad püsinud, hakkasid taaskord mitmekesistuma. Ilmuvad mõõgad ja eriilmesed ehted, mis on oskuslikult sepistatud. Pärast pikka vaheaega hakkas ka levima taas maa-alune laibamatus, mis sarnaneb juba rohkem tänapäevaste matmiskommetega. Samal ajal laastavad aga mitmeid rannikualasid viikingite rüüsteretked, millest ruunikivides ka juttu tehakse. Kaubanduse poolest eestlased aga päris rõkata veel ei saanud. Endiselt jäädi pigem idade äärealale, kuigi üksikuid Laare Araabia kalifaadis valmistatud hõbemünte ja tirhelmeid on ka siia jõudnud. Samal ajal aga, kui eestlased hõbemünte rahana tundma õppisid, oli vahepeal Kiievi suurvürstiks saanud Rjuriki pojapoeg Volodimir ehk Vladimir Püha alustanud sõjakäiku tšuudide vastu. Selleks ajaks olid Vanavene riigi sõjalised koosseisud juba üleni slaavistunud ning eestlastest või varjaagidest liitlasi seal enam ei leidunud. Sõjakäiku jätkas isegi veel Vladimiri püha poeg Jaroslav Tark, kellel õnnestus 1030. aastal vallutada Tartu linnus koos selle äärelinnaga ja rajada selle asemele uus linnamägi, mille nimetas enda järgi Jurjeviks. Linnused ja nende äärde koondunud külad olidki tollal enim levinud püsiasulaks, kuigi suur osa elas ka eraldi asetsevates külades. Suhteliselt nõrgast kaitsest hoolimata polnud eestlased siiski kaotanud enda kurikuulsat sõdikust. Üha muutuvas ja omamoodi kitsenevas maailmas oligi see ehk küllaltki kasulik omadus. Muinasaeg, nagu me seda tunneme, on jõudmas lõpusirgele. Siinsetele aladele on kerkimas uus vastane, keda ei saa mõõgaga tappa ega väega vallutada. Kristlus. Juba oli see usk oma erivormidel vastu võetud kõikide meid ümbritsevate valitsejate poolt, tees Baltikumist nii mõneski mõttes vaheala, metsiku metsatuka, mis seisab endiselt taltsutamatuna kahe tsiviliseeritud maailma vahel. Et siinne rahvarv oli aga jõudsas tõusus olnud, hakkas meie maad peagi kimbutama ülerahvastatus. Lisaks otsa lõppenud põllumaadele oli ka ülikuid peagi rohkem kui valdusi, mida valitseda. Niisiis suunduti väljapoole. Paljud maate jäänud ülikupojad võtsid kursi merele, kus hakati elatist teenima rüüsteretkedega. Kristluse levikul olid läänepoolsed viikingid ju sellest ametist lahti öelnud, jättes neile meestele merel vabad käed. Need pojad, kes aga koju jäid, ei võinud samuti käed rüppes istuma jääda. Sisuliselt külg külje kõrval elama sunnitud eliidi vahelised suhted muutusid üha pingelisemaks, kuni kulmineerusid viimaks vägeva löögiga. Puhkes verine võimuvõitlus, mille käigus kohalik paremik vallutas ja hävitas üksteise linnuseid, viies neist paljud oma hävinguni. Selles vennatapusõjas peale jäänud ülikutest said aga enda piirkonna kõrgeimad valitsejad, mehed, kes olid tõestanud, et on oma kandi parimad. Niisiis kujunesid nende linnustest mitmel pool võimukeskused. Linnused olid ühiskonnaelu keskpunktiks olnud küll juba oma tekkimisest saati
kuid järgnenud muutus tegi neist paigad, mida võib võrrelda algse linnaga. Seal leidsid tööd ja turundust käsitöölised ning ehitusmeistrid. Sai see alaliseks elupaigaks ka linnuselust tavaliselt kõrvale jäänud naistele ja lastele, kelle elust seal annavad tunnistust müüride vahele ilmunud ehted ja mänguasjad. Kohati kasvasid linnused niivõrd suureks, et hädaajal võisid sealt varju leida lausa ligi 1000 inimest. Kuna säärased rajatised olid aga ründajatele magusaks sihtmärgiks ning tihtilugu jäi ruumi vajaka, leiti varju endiselt ka Soo, Raba ja Järve saartelt ning koobastest. Eelkõige olid linnused aga siiski võimuasutused. Maksustanud ümberkaudsed külad kujunesid kogu maal välja haldusüksused, mida hakati kutsuma kihelkondadeks. Kuigi see oli elanikkonna vahele pealtnäha piirid, siis piirkondlik ühtekuuluvustunne siiski säilis. See asjaolu sai ka veelgi suuremate haldusüksuste maakondade loomise aluseks. Kui välismaalased olid siinseid rahvaid nimetanud üldise nimega eestlased, siis kohalikud hakkasid end nüüd kutsuma oma kodumaakonna järgi, ugalasteks, sakalasteks ja nii edasi. Lisaks võis tegu olla aga ka sõjaliste liitudega. Nii tekkisidki maakonnad reeglina piiride ääres. Kesk-Eesti kihelkonnad säilitasid aga oma iseseisvuse. Maakonniti korraldati ka ulatuslikke ühiseid ettevõtmisi. Nii astutigi kui üks mees mitmel korral välisvaenlase vastu välja, tõestades seejuures oma uskumatut sõjalist tugevust. Näiteks lakkasidki pärast 1061. aastal aset leidnud eestlaste sõjakäiku Pihkvasse venelaste vasturetked siiamaile ligi pooleks sajandiks. Pärast 1187. aasta rüüstekäiku Rootsi olid viimase elanikud sunnitud aga terve oma pealinna ümber kolima. Kohalike sõjalist üleolekut said tunda ka meist lõunasse jäävad rahvad, kellega rahuajal oldi üksnes liivlastega, meile kultuuriliselt lähimate naabritega. Veelgi ühendas siinseid rahvaid aga iga-aastane ülikute kokkutulek, mis toimus tõenäoliselt siin, Raikkülas. Siin said sõna võtta pealikud kõikide maakondade kihelkondadest, arutada erinevaid küsimusi ning langetada otsuseid. Sellise korralduse kehtestamisest alates ei võinud minna kaua, kuni võisid tekkida esimesed mõtted ühtsest riigist. Ometi läks ajalugu aga teistmoodi. Juba olid meie lõunanaabrite sekka jõudnud esimesed missionärid ning ristiusk seega uuristanud oma tee siia maile. Kuigi võõras usk ei saavutanud siin koheselt aga kindlat tuge, võis siiski kindel olla, et siinsed alad olid sattunud kiriku huviorbiiti. Nii viisidki kohalike pidevad rüüsteretked ja usuvastased sahkerdused kiriku viimaks oma keemispunktini. 5. oktoobril 1199 jõuab Saksimaa ja festivali kristlaste kätte kiri paavstilt. Selle sisu on konkreetne. Siinsed paganad tuleb ristida. Oma üleskutses kirjeldab ta eelseisvat vastast kui metslasi, kes austavad mõistmatuid loomi, haljendavaid puid, selget vett, rohelisi taimi ja ebapuhtaid vaime. Kuigi neid ebapuhtaid vaime võis kohalikel olla täitsa mitmeid, teame me eestlaste omades tänaseks vaid ühte, saarlaste äikese jumal, Tarapitat. Võib oletada, et selle legendi ajendiks oli Kaali meteoriit, mis Saaremaale pronksi ajal kukkunud oli. Niivõrd imetabased sündmused tavatsevad ikka inimestele meelde jääda ning võisid seega omaaegsele rahvale palju kõneainet pakkuda, viies selle pärimusloo tekkeni. Legendi kohaselt olevat ta sündinud Virumaal, lennanud siis üle kogu maa ning maandunud viimaks Saaremaale. Mis Tarapita täpne roll oma ühiskonnas aga oli, pole teada, kuid just teda olevatki eestlased järgnenud ristisõjas enesele lahingus appi hüüdnud.
Sissetungijatele pandi küll vapralt ligi 2 aastakümnendit vastu, kuid ka vägevaima sangari ramm peab ükskord raugema. Järgnevaks 7 sajandiks olid siinsed elanikud sunnitud astuma ajaloo tagaplaanile. Sellest hoolimata ei kadunud aga me rahvakultuur. Võõrvõimu all või mitte, järgiti enda talu või paksu metsa varjus endiselt traditsioone. Käidi hiiel, pühitseti rahvapühasid ja pajatati muisseid legende. Lootuses, et üks päev siinsed inimesed taaskord oma maa peremeheks võivad saada.